Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin kaljukitsel on tulemas lähitulevikus. Hopsti ja väga kiirelt ja viimane kaart hopsti on olemas ja võimas, väga võimas esimene rida, sellepärast et esimese reas kohe väljas sauade 5. Sauade 5 tähendab nüüd küll natukene siukseid intriige, tülisid, pisikesi tagasilööke, ärritavaid sündmusi, aga see võib ka olla siuke nagu natukene konkurentsikaart, siuke võitlemine, võistlemine, kindlasti aktiivne tegevus sauadega, see aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Et võib ka tähendada enesearengut, aga kindlasti tasub sinna eemale hoida ennast mingitest negatiivsetest inimestest või seltskondadest siis võib-olla, aga liigselt palju ei ole vaja karta, sellepärast et teise kaardina on siin kaljukitse jaoks väljas tähekaart ja tähekaart on hästi siuke meeletu potentsiaali kaart ja arengute kaart ja võimaluste kaart. Et kindlasti tähekaart ütleb, et pange aega ja energiat edasi nendesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid ja nendes olukordades arengud teie jaoks ka nagu toimuvad. Et see on siuke nagu tegutsemise kaart, mida külvad, seda lõikad, eks ju, ja näitab see universumi toetamist ja siukest nagu kaitsmist. Et igal juhul jah, sellega seoses võibki siin mingi konkurents olla, et kuhugi kõrgele on nagu pürgida ja võib olla see siuke natukene kuulsuse või tuntuse energia. Ja nüüd kolmanda kaardina väljas siin karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart ja see kaart kõige rohkem räägib siis mingite soovide või unistuste täitumisest, et kindlasti tasub siin unistada nagu suurelt ja peaks see kaart siis ütlema jah, et on tulemas mingid hästi positiivsed emotsioonid või mingid uudised, et saate siis nagu tunda, et olete midagi nagu justkui tähtsalt saavutanud või et see võib olla siuke nagu üks mingi elu eesmärkidest või mingi siuke checklistis mingi kindel asi, vaata, mida tahaksite, et elus juhtuks ja midagi siis nagu juhtub, eks ju. Et väga palju mingeid positiivseid emotsioone mingi olukorraga siis seoses. Nüüd muidugi teist rida kaljukitsedel alustab müntide emand, mis on siis võib-olla kaljukitsedele väga siuke omane nagu energia, et see näitab siukest stabiilsust, turvatunnet, usaldusväärsust. See on ka siuke hea õnnekaart, samas küllus, viljakus, rasedus, võimalusi siin on, tegemist on nüüd naisenergiaga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, et see võib olla teie enda energiakaart, aga kindlasti võib see olla siis paljude inimeste jaoks kui siuke viljaka või küpse või küllusliku austaja partneri energia, et võimalusi siin on ja kindlasti seda rasedust selle viljakusega võib ka tähendada. Nüüd aga siis eelviimase kaardina on väljas karikate 6 ja karikate 6 on hästi siuke nagu kerge või mänguline nagu kaart. Võib ta tähendada siis üllatusi, kingitusi, samas aga võib ka tähendada siis võib-olla mingit nagu siukest minevikust tagasi tulevat inimest, aga see on rohkem siuke hästi pika nagu vahega inimene. See võib tähendada mingit lapsepõlve sõpra või midagi taolist. Muidugi see võib ka tähendada mingit suuremat nagu vanusevahet, et siin võib tekkida mingi suhe või suhtlus või midagi taolist siis suurema vanusevahega. Aga ma ütlen, et siin on ikkagi siuke hästi kerge või mänglev energia siis nende karikatega, et positiivne. Küll nüüd aga viimase kaardina on tulemas siin kaljukitsedele sisse mõõkade rüütel ja mõõkade rüütel on nüüd kõige kiirem rüütel tarapakis. See võib tähendada seda, et väga järsku võib siis mingi uus austaja siin kaljukitsedel tekkida. Tegemist peaks olema siukse ausa või õiglase inimesega, samas jällegi mõõgad on siuksed nagu väljakutsete kaardid või võib see tähendada nagu proovile panevat mingit austaja energiat. Samas aga rüütlid alati ei pea tähendama austajate energiaid, et rüütlid võivad näidata ka teile enda siukest nagu tegutsemise energiat. Sellisel juhul võib see kaart natukene kaljukitsed üritada teile öelda, et te peate ise natukene rohkem või kiiremini tegutsema ja mõõgad on siuksed nagu suhtluse kaardid. Võib-olla te ei ole siin nagu piisavalt mingis olukorras suhelnud, et võib-olla siis peaks nagu suhtlema, et igal juhul on siin võimalusi ja see suhtlus võib ka tähendada seda, et väga järsku tulebki ikkagi mingi austaja teie suunas ja tekib siis mingi suhtlus. Tähekaart on väljas, potentsiaal on suur, nii et ma arvan, siin karta ei ole midagi kaljukitsed. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.